Võiksime mõnest loomast lähemalt ka rääkida, et kes praegu kodu otsivad? Tooksin välja Rocki, kes on olnud meil peaaegult et kõige kauem. Ta leiti eelmine aasta 7. juunil Niidu tänavalt ning meieni ta jõudis ühe raske käpavigastusega, mis arstide sõnul on ilmselt tulnud siis kaklusest ja selle järgi ta saigi omale sellise tugeva löömamehe nime Rocki, mis tundub, et talle endale ka meeldib. Ja esialgu ta oli selline hästi inimest pelgav ja kui keegi proovis talle pai teha, siis muidugi ta kohe näitas välja, et ega ikka ei tee küll mulle pai. Mingi aeg aga saadi aru, et Rocki on haigeks jäänud. Ta lasi endale nina peale pai teha. Ta oli lihtsalt selline üksluine ühe koha peal ja siis tuli välja, et ta on kaotanud pool oma kehakaalust. Ta ei söönud, ta ei joonud, ta ei suutnud isegi püsti seista ja põhjuseks oli siis suus olev haav, mida hakati ravima. Ta sai süste, sai valuvaigisteid ja vägisi teda söödeti. Ja pika peale siis ta hakkas uuesti ise ka sööma, lonkas söögikausi juurde ning nautis. Ja peale seda, kui ta terveks sai, sai ta aru, et ega see inimene ka nii paha pole. Ja nüüd ta selline paikiisu ongi. Need kiisud siin aga leiti üleeile Põduste jõe äärest, kuhu nad olid visatud kinni seotud kartulikotiga. Kuid siinkohal muidugi tahaks tänada tähelepanelikku inimest, Sille Truu Kärnerit, kes nad üles korjas, neid hoidis ja meile toimetas. Ning nendele kiisudele oleks samuti vaja siis hoiukodu, kus nad on kuni oma päris kodu saamiseni või kuni hoiukodule sobib. Ning turvakodu siis omalt poolt annab kaasa vajadusel liivakasti, toidunõud, toetab toiduga ning liivakasti allapanuga. Muidugi võib ka inimene seda ise osta, kui soovib. Ning ka siis kliiniku kulud tulevad turvakodule. Siin on üks isadepäeva eriperekond, papa oma poegadega. Nad leiti siis Muratsi sadamast. Nagu nimestki võib öelda, siis papa on isane ning ta on siin koos oma 3 pojaga. Tulles olid papa silmad väga haiged, aga need on hakanud juba tasapisi paranema. Ning poegadel oli ka vaheldumisi siin kõigil palavik, kuid sellest on ka jagu saadud. On saanud rohtusid ja ravi. Ning see on ka selline perekond, kellele oleks hädasti hoiukodu vaja, et nad ei peaks siin puuris olema. Ning muidugi on oodatud ka päris kodupakkumised.